Nii, tere tulemast kõigile, et kes said laivi tulla ja kes hiljem kuulavad, et täna avastasin, et on nii tohutult palju üritusi, et võistleme siin teistega, aga ülimalt hea meel on tervitada Tiinat. Alustuseks äkki kõik ei tea mind, et mina olen Marin, mikroinvestorina jagan rahatarkust ja võib-olla alustuseks ütlen, et mina olen Tiinaga varem kohtunud. Et ma isegi ei tea, kus ma Tiinat kunagi esimest korda märkasin, et see oli väga ammu, aga ma tean, et sealt tuli minu suur huvi personalijuhi tööteemade vastu. Ja selles rollis, mida ma tegelikult võtsin endale vabatahtlikult, sest mulle õudselt meeldis, ma sain kutsuda Tiina meile koolitust tegema. Ja see oli mingi, ma ei tea, 7-8 aastat tagasi. Ja Tiina on nii särav naine, et ma pidin täna panema värvilised kõrvarõngad selleks, et kohe seostus sinuga. Aga Tiina, tutvusta ise ennast alustuseks, et aitäh, et olid nõus tulema. Jaa, aitäh, et kutsusite. No see kõige lemmikum tutvustus mul täna ikkagi kõlab, et tere, ma olen Tiina, ma olen tööõnne uurija. See on väga äge tutvustus. Ja siis, kui inimesed on natuke üllatunud selle peale, et kuidas siis tööõnn ikkagi nüüd välja näeb või kuidas seda uurida saab, et siis mina lugesin kokku, et ma olen sellega nüüd tegelenud ikkagi üle 20 aasta. Et minu maailmas see ei ole uus teema. Võib-olla jah, et päris alguses ma ei osanud nimetada, et see just tööõnn on. Aga alguspunkti siis loeksingi sinna aastasse 2001, kui ma olin pikalt olnud juba psühholoogia radadel ja mind huvitas inimene. Ja siiamaani huvitab inimene. Aga siis ma sattusin tööle CV Online'i, mis on siis teadupärast värbamisfirma ja avastasin, et ohoo, et seal ei olegi ainult küsimus inimeste unistustes ja üksnes siis selles, et kuidas me leiame selle töö või eneseteostuse, mis meid õnnelikuks teeb, vaid seal reaalselt on ka siis tööandjad, organisatsioonid, kellel on samamoodi siis need oma eesmärgid ja sihid, et kuidas siis need kaks osapoolt kokku tuua sellisel moel, et me siis läbi ei põleks ja katki ei läheks. Ja see oli nii suur küsimus, selline $1 küsimus, et see ei ole mind siiamaani nagu maha jätnud. Lihtsalt on olnud hästi lahke võimalus väga-väga erinevate nurkadelt sellele vaadata. Alates siis karjääri planeerimise õpetajast kuni karjäärinõustaja ja üle 15 aasta ma siis disaininga organisatsiooni kultuure ja olen siis kaasteeline ka tööandjatele. Ja võib-olla mainime selle, et sul on mitu raamatut oled kirjutanud, aga hiljuti tuli sul see täiendatud trükk, et tööga õnnelikuks. Ma jagasin selle siin grupis selle evendi ilal ka ja mul endal tegelikult on pooleli ja algul ma tahtsin öelda, et mul on kahjuks pooleli. Mul tegelikult on hea meel, et see on nii hea raamat, et ma täiesti naudin seda. Ma ei taha, et see veel läbi saab ja ma tahan mõttega lugeda, et see ei ole see raamat, et võtan kätte ja loen nüüd kiiruga läbi. Aga kindlasti soovitan ja sealt ma noppisin ka mingeid mõtteid, mida sult küsida. Aga esimene küsimus loomulikult ongi see, mis see tööõnn on siis? Võib-olla kõige lihtsam selgitus oleks siis ehk see, et see on eeskätt selline meie kujuline eneseteostus. Et kui me kujutaksime ette, varsti on jõulud juba siin jõuluaeguks sees ja hingede kuu ja et siis hakkame piparkooke tegema. Et siis see piparkoogi vorm siis tööõnnelikuks teeb meid see, kui see tööelu on siis võimalikult meie moodi, et meie soovidega on arvestatud. Ja mis see siis õigupoolest tähendab, et ma tihti ka organisatsioonides ütlen, et see on selline igatsus, et me tahame, et meie tööandja küsiks siis meilt, et kuidas mina saan sind õnnelikuks teha. Ja mida siis inimesed enamasti vajavad, on aeg, paindlikkus, et see oleks võimalikult nagu minu rütmis kogu see asi. Siis järgmine komponent on kohe see, et me tahame tähendust, et see mind kõnetaks ja ma tunneksin, et sellel on sügavam mõte ja ma saan aru, kelle elu ma paremaks muudan läbi oma tegevuse. Siis sinna kuulub komponentidest vabadus, autonoomia, et ma kas saan üsna vabalt otsustada oma töösse puutuva üle või vähemalt ma olen kaasatud mõtlema siis välja, et kuidas neid asju teha või jah, et ma ei ole keegi kuskil, kellele lihtsalt delegeeritakse ja öeldakse, et siit maad siiamaani.
ja noh, siis tegelikult neid komponente on seal veel, aga laias laastus siis jah, see, et ta on nagu selline isiklik kombinatsioon, et sellepärast me olemegi niisuguse huvitava väljakutse ees, kuigi mina olen ka uurinud oma teadustöös tööõnne valemit ja sealt ka osad need komponendid nagu niimoodi välja koorusid. Muuhulgas siis see, et me tahame, et ka meie tegevusest jääks jälg, mille üle olla uhked ja see, et iga päev töötamist muudab mind ka inimesena ilusamaks, paremaks ja targemaks ehk siis väärtuslikumaks. Ehk et me tahame, et meie väärtus kasvaks tööturul, et mis iganes hetkel mul on vaja teha uus valik, siis ma tunnen, et ma pigem olen laetud ja jõustatud seda tegema versus, et ma hoian 10 küünega sellest tööst kinni, sest et mul on maksud vaja maksta, eks. No vaat, ja siis me jõuamegi sellise huvitava nüansini, et kui me räägime, et see tööõnn on väga isiklik ja justkui rätsepatööna eneseteostus, et kas ja kuidas organisatsioonid on siis täna valmis või oskavad just neid personaliseeritud töösuhteid pakkuda. Et see on selgemast selgem, et kõiki ei saa ühe lauaga lüüa kuni selline välja, et ma olen väga seda meelt, et ka motivatsioonipaketid võiksid olla personaliseeritumad kui lihtsalt nagu, et palun, see on see, mida me sulle siin saame anda, eks. Ja. Aga kuidas see aja jooksul muutunud on, et sa oled sellega tegelenud 20 aastat, on ju, et ma ei tea, on siis paremaks läinud või on uued probleemid tulnud või kuidas see nagu on muutunud ja võib-olla see ka, okei, ma küsin täpsustuse järgmiseks, nii palju küsimusi tegelikult tekib vaata sellega seoses. Ja võib-olla kõige värskem mõte, ma täna andsin ühe teise intervjuu Postimehele, et võib-olla kõige värskem mõte on siis see, et võib-olla siin ka teie kuuled osalejad olete kursis sellise nähtusega nagu quiet quitting, mis hakkas siis TikTokis levima ja kus eesti keelde tõlgituna siis inimesed otsustasid, et nad tahavad astuda välja sellest surnuks töötamise klubist ja vaikselt siis nagu mõistlikumaks seda kogu oma tööelu kujundada, sest et see on täiesti epideemiline, kui suur on ülekoormus, kui suur on ajapuudus, pinge, läbimõlemisoht, tööstress, et see on väga-väga ränk probleem, eks. Ja inimesed siis justkui ei nõustu sellega enam, on ju. Ja nüüd see kõige suurem muutus võib-olla ongi see, mis on tulnud ka mingis mõttes nagu pandeemia järelmõjuna, et kui varem inimesed ikka natuke olid veel kõhkvel, et kas päriselt ka ma võin nagu selle eneseteostuse ehitada nagu enda kujulisse ja võib-olla vajadusel teha hoopis kaleidoskoopkarjääri, eks ole, et mul ongi nagu mitu komponenti seal, ma töötan kuskil kellegi heaks, aga siis ma kirjutan, ma ei tea, raamatuid või olen pilatese treener, eks, või loodusmatkajuht sealt kõrvalt või mul on oma mis iganes tootearendusettevõte. Siis nüüd ma arvan, kõige suurem muutus on see, et inimesed päriselt julgevad ka seda teha üha enam ja lisaks sellele tööandjatele hakkab ka kohale jõudma, et ahaa, et on olemas veel töösuhte vorme kui siis täistöökohaga töö, et ma päriselt ei peagi oma inimesi ahistama sinna 9-5 sinna tooli külge valvama neid või saatma siis veel õhtul peale ametliku tööpäeva lõppu kirju ja nõudma, et nad on 24/7 hõivatud. Et vast see on nüüd see kõige suurem muutus, et see müüt sellest, et selleks, et saada õnnelikuks ja edukaks, me peame ennast surnuks rabama, hakkab nüüd murenema, kuna me näeme, mis on selle tagajärjed tegelikult, eks. Ja nüüd on siis valiku koht, mis me teeme, kuidas me neid asju oma elus ümber mõtestame ja mängime. Ja siin mõnes mõttes aitas siis kaasa see pandeemia aeg, et ja no kindlasti, et töökohtadel, kus vähegi, eks ole, kaugtöö oli võimalik, siis need tööandjad, kes varem võib-olla vaatasid sellele kuidagi skeptiliselt või kahtlustavalt, et ma ju ei näe, mis see inimene seal kodus teeb ja kus ma üldse tean, et ta tööd teeb. No nüüd me näeme, et sellel ei olnud mingisugust alust, eks ole, et siis lihtsalt tuleb kokku leppida tulemus, mida me saavutada tahame ja igaüks saab valida aja, viisi ja koha, eks ole, kus ta seda teeb. Muidugi selle pandeemiaga tulid nüüd teised mured või küsimused lauale, et kui me ka saame paindlikumalt töötada, siis võib-olla mingis mõttes piir eraelu ja tööelu vahel üldse nagu hägustub. Et see paindlikkus on ka suhteline mõiste, et kui kes mul siin toredasti ka küsis,
et kas tööandjad on nagu muutunud paindlikumaks või töötajad nõudlikumaks, siis jah, et ühest küljest tööandjad on valmis vastu tulema, sest et lõppude lõpuks nad ei saa endale muidu personali enam, eks. Aga jah, et kas see paindlikkus võib siis sellisel juhul tähendada ka seda, et oletame, et mu tööroll on väga ülekoormatud, et ma teen seal, mis ka hästi tihti juhtub meil, et inimesed teevad ära 3-4 inimese töö, peavad saavutama 5 inimese tulemuse ja saavad sellest 1 inimese töötasu, eks ole. Et kui see tööroll on kujundatud ebamõistlikult, siis see paindlikkus ka mind ju ei aita, eks ole, et siis ma ei saa ikka ennast tasakaalus hoida, et mul ei jää seda 8-8-8, eks ju. Ja et siis siis inimene tunneb, et okei, mul on see vabadus antud, eks ole, ma pean hakkama saama, et siis hakkavad ennast halvasti tundma ja süüdi ja et me ei saa hakkama siis oma elu korraldamisega, et siis see võib olla teistpidi nagu selline libe tee, et kodus töötamine vajab tööandjatelt hoopis teistmoodi personaliteenuseid, mida pakkuda. Ja kusjuures mind on nagu üllatanud see, et mina juba aastal, ma ei tea, 2005 Justiitsministeeriumis töötades, meil oli võimalik teha kaugtööd. Loomulikult see ei olnud väga levinud, ei olnud ka, ma ei tea, selliseid vahendeid, kuigi mingi Skype vist ikka oli selleks ajaks või, et me saime tegelikult teha kodus tööd ja meil oli üks erandlik töötaja, kes tegigi kodust väikse lapse kõrvalt ja muidugi oli siis sellist suhtumist, et ei tea, kas ta teeb seal kodus tööd. Lisaks natuke vahepeal unustati ära, et ta üldse meil on, aga eks ta ikka listis oli ja ta käis meil ikka kord nädalas ka, päris kord nädalas ikka ei käinud, tegelikult ta käis ennast ikka näitamas ja tegelikult töö oli tehtud. Ja juba siis olid ju tegelikult olemas sellised programmid, kus nägi ju, mis tööd oli tehtud ja suhtlus käis ja meil oli, ma ei tea, Messengeris suhtlus nagunii, et suur maja, et siis ega tihti ikka küsisid, et kas sa oled olemas, kas ma võin tulla suga rääkima ja tegelikult nagunii meili teel käis tihti suhtlus. Aga et selles suhtes on nii naljakas, et ja tol hetkel ma mäletan, et mina vahest kasutasin seda võimalust, et teedki rahulikult kodus arvutis tööd või mis iganes, aga et ise olid väga kõhklev, et mulle meeldib tööle minna, ongi see mul tööaeg, kuigi ma tegelikult töötasin jälle pikemalt, see on võib-olla ka minus kinni, töökoormuses, aga et ikkagi sul lähed sinna ja teiseks sa saad inimestega näost näkku nagu suhelda, et see kindlasti oli, millest me väga puudust tundsime, kui Zoomis kõik olime. Aga samas on nüüd ka ju tulnud päris palju sellist infot, et tööandjad nõuavad ikkagi töötajaid tagasi sinna kontoritesse, et mis sa arvad, kas see kaugtöö on tulnud, et jääda või ikkagi muidugi nagu nii hübriidversioon, aga et kas võib olla, et just nüüd mõned ütlevad, et ei toiminud või et ma tahan ikka teid tagasi siia? Igat asja, mida me kavandame nüüd sellise töökultuuri või töö kontekstis või töökeskkonnas, peab olema nagu vahend, mis teenib seda püha eesmärki. Et kõigepealt on hästi oluline aru saada, et milleks me siin koos oleme, et kelle elu me päästame, et me suudaksime igal ajahetkel kujutleda siis kellegi silmad sinna, et kelle jaoks me seda asja teeme. Ja kõik muu peab siis olema toetav, et me saaksime seda teha, eks ole. Et nüüd ei saaks ka sellest töökorraldusest nagu teema oma ette. Küll aga, mis puudutab nüüd seda hübriidtööd, et kas kontoris või mitte, siis tundub, et see tervemõistuslik lahendus peitub umbes kuskil seal, et meil on hea aeg-ajalt koos käia, ja selleks võiksid olla oma rituaalid ja see põhjendus on see, et me adume üksteist paremini ja meie koostöö on parem. Eks, et inimesed, keda ma mõistan, keda ma usaldan, ja mis on selle koos olemise võti on veel see, et seal tekib selliseid spontaanseid võib-olla vestluseid ja need inimesed saavad siis meile olla nagu selliseks arenguvitamiiniks. Et ütleme siis virtuaalsuhtluses paraku me korraldame selle koosoleku ja korraldame selle kohtumise ja seal võib-olla need päris sellised spontaansed kokkusaamised nii võimalikud või nii lihtsad ei ole ja mingid filtrid on siin ikkagi ees, eks ole, meie peegelneuronitel on keeruline, siin ongi näide, et kui ärge võtke isiklikult, aga et kui inimesed tulevad koolitusele, on ainult nimi siin musta peal, siis koolitajale tundub, nagu ta oleks surnuaeda sattunud. Eks ole, on auakivid, eks ole. Et
jällegi, et kui mul ei ole nägusi, mul ei ole päris inimesi, et noh, kuidas siis, eks ole, et see nüüd oleneb ka, millise kultuuri me sätestame, et meil kõigil oleks hea olla ja peegelneuronid töötavad ikkagi nii, et ma näen inimese nägu, ma näen tema silmi, ma näen tema miimikat ja siis ma saan talle kaasa tunda, ma saan temast aru, ma saan temalt inspiratsiooni, ma olen ise motiveeritum, nii et kõik, mis siis vajab sellist koosloomist, see võiks juhtuda, kui võimalik, siis ikkagi päris elus, eks. Aga nüüd teine osa tööst võib hoopis olla seotud näiteks süvenemisega, mõtisklemisega, mingisuguste asjade loomisega, eks ole, mis võib-olla vajab siis individuaalset panust või siis ka meeskondlikku panust, aga jah, et see on nüüd küsimus, et kas selleks me peame kontorisse minema. Et osad inimesed reaalselt tunnevad ka, et siin me võiks anda nagu vabaks, et inimesed saaksid nagu vabalt valida, et jah, meil on teatud rituaalid, meil on teatud kokkulepped selleks, et ja mis on nüüd ka tööandja vaates oluline, et ma nagu saaksin aru, kuidas mu inimestel läheb. Et nüüd küsimus ei ole selles, et me ei usaldaks, et nii kopige nüüd kõik kontorisse tagasi, vaid et kodus on meil ka muud rollid, eks, et me olemegi juba seal lapsevanema rollis, võib-olla abikaasa, eks ole, mis iganes sõber, keegi on seal, ma ei tea, hooldaja ja nii. Ja mitte nüüd see, et me ajame need rollid seal otseselt nagu sassi, aga see võib-olla vahel inimesed ise ka ei taju, et see võib neile väga kormavaks minna seal. Ja tööandja ka ei näe, millal ta on siis, eks ole, läbipõlemise äärel, et ma lihtsalt saadan neid ülesandeid, aga inimene juba seal nutab patti, eks ole, magamistoas, kus on muuhulgas ka ta töölaud. Nii et ilmselt see on see, et me otsime alles neid mõistlikke viise, aga oluline on see, et kõigepealt meil on paigas tähendus, miks me seda teeme, seda me peaks nagu une pealt tajuma ja siis me hakkame sinna ümber otsima neid parimaid viise disainima. Et siis peaks ilmselt tegema mingi check-in aeg-ajalt, et kuidas sul läheb, et eks me pole selle ka harjunud, et ma ei tea, kuidagi, mina ei ole nüüd käinud mingi 6 aastat palgatööl, aga kuidagi koosolekud olid ka pigem ju sellised, et keegi ei küsi sult, kuidas sul läheb tegelikult ju seal. Ja ma ei saa aru, et kas keegi keelab seda küsida, et ma nüüd pandeemia ajal hakkasingi õpetama sellist teemat nagu rituaalid töökohal. Et see on uus teema just, et me saaksime aru, et kuidas meie inimestel päriselt läheb, see on 5 tüüpi rituaalid ja just see oli hästi nagu kohandatud siis selle kaugtöö jaoks, et mis rituaale meil on vaja, et me ei kaotaks seda nagu tunnetust. Ja üks lihtne küsimus ongi, et koosolek võiks alata küsimusega, et üks hea uudis tänasest hommikust. See on väga hea mõte ja. Või siis 1-10, et kui mõnus aeg mul praegu on tööalaselt või milline, kui sinu sisemine tunne oleks kirjeldatav ühe ilmastiku nähtusega. Mis toimub? Ja eks, et me oskaksime ka kuidagi nagu tunnetada, sest tõepoolest me ei pruugi näha nende silmi enam, kui mõnel ongi see, et tal ei ole jälle mugav ka seda kaamerat siis lülitada varahommikul, et nagu on veel, pole veel ärganud, eks. Ja teine asi, kui ei ole harjunud ka vastama, et siis võib väga see, kuidas läheb, hästi või et kuidagi keskenduda tegelikult selle vastusele. Ja ma tean, meil oli seal koosolekul niimoodi, et igaüks pidi nagu rääkima, kuidas eelmine nädal on läinud. Aga tegelikult see nagu väga ei toiminud, sest et inimesed kuidagi esiteks, see oli esmaspäeva hommik, sul oli selleks võib-olla juba, olid juba uuest nädalast tegelikult oma mõtetega, et ma ei mäleta, mis seal oli. Või et siis nagu tundus, et kas ma pean siin hakkama kiitma ennast, või et mis see roll nagu üldse on. Ja muidugi see ka, et mis õhkkond seal ümber on, et kas sa julged öelda, praegu ma olen nii vihane või ma ei tea, praegu olen täiesti frustreerunud, ma ei suuda. Et sa pead julgema, et kogu see keskkond muidugi peab seda toetama, aga iseenesest mõte on ju jube hea. Ja me ei räägi ainult, eks ole, nendest koosoleku ja kohtumiskeskkondadest, et seda organisatsiooni võib koos hoida ka mõni hea platvorm. Mul on ka startup Happy Me ja seal me kasutame Slacki ja see tundub toimivat, me oleme hajus ettevõte ja iga tiimiliige isegi me elame erinevates linnades, aga see Slackis tekib juba selline nagu virtuaalne kodu, aga ka meie teeme ikkagi päris elulisi kohtumisi teatud sagedusega, et piirdu ainult sellega. Jah, et kuidagi ei läheks meelest ära, et inimesed ainult näedki Zoomis. Aga see väga, väga huvitav, et kuidas see nagu areneb ka, aga enne sa mainisid ühte väga kohta, ma jõudsin raamatus selleni ja ma kohe märkasin seda 8-8-8. Ja see oli väga huvitav, sest esimene mõte oli mul see 8 on siis, et 8 tundi magad, 8 tundi töötad ja 8 tundi on sul endale.
ja see endale tundus nii võõras. Kohe esimene mõte oli, mis 8 tundi endale, et kust see tuleb. Et noh, et kas või magamiseks tegelikult mul läheb seal voodis kauem aega, ma ei jää kohe magama, pluss ärka töö jooksul või et ma ei tea, tööle sõit ja siis mis iganes söögipausid. Ja siis ma sain aru, et aga neist võibki ju mõelda kui enda ajast. Tööle sõites sa ei pea, muidugi tihti kasutad sellest tööle häälestumiseks, aga võidki võtta enda ajana või siis need söögipausid, et need ongi su enda aeg, et ei ole nii, et kiiresti sööd ära ja siis oled jälle töökeskkonnas või ei tulegi välja sellest. Aga kuidas sina oled seda mõelnud, et kuidas see 8 tundi enda aega siis, kuidas me seda üldse leiame endale? Ja see on nii põnev teema ja see on nagu üha põnevam, sest me väga tihti identifitseerime ennast üldse läbi töö, et kohtad tuttavad tänaval, küsid, et kuidas sul läheb, kiirelt, sa ütled väga hea, saad aru, et tal on hästi, eks ole, tal on kiire. Ja see küsimus ka, kuidas läheb, et just kui vaikselt nagu suuname sinna, et mis ta siis tööalaselt ja nii. Issand jumal, ei töötagi appi. Et see on nüüd nukker ja siin on nagu huvitavaid selliseid suundumusi, näiteks hiljuti suhtlesin ühe kolleegiga, kes hakkab nüüd teadustööna uurima vaba aja identiteeti. Et kuidas inimesed kujundavad oma vaba aja identiteeti, et kes ma siis olen, kui ma ei ole tööl. Ja teine asi, et ütleme, osad rollid meil elus lihtsalt on, et me sünnime me sünnime lapseks oma vanematele, eks ole, olles pojad või tütred või mitte määrates oma sugu, aga igal juhul me oleme lapsed, eks ole, oma vanematele ja seda me justkui ei saa nagu valida või õeks ja vennaks, et see lihtsalt on nii. Ja kui meil on pere, siis see on ka mingi roll, et ma lihtsalt olen, eks ole, see abikaasa või see vanem. Ja kui see on juba minu staatus, siis see on. Aga nüüd vaba aja rollid oleks justkui midagi sellist, kus me oleme hästi vabad tegelikult ka kujundama, et mis need teemad on, mis meid siis päriselt nagu huvitavad ja mida ma tahan endas arendada. Ja see teema peab veel vahelduma nii, et mis on intellektuaalselt meie vaba aeg, et mis toimub siin, kui palju ma loen, kui palju ma õpin uusi põnevaid asju, ma ei tea, vaatan filme, käin teatris, millised ajakirjad mul käivad, milliseid, ma ei tea, raamatuid ma tellin Amazonist, kõik see, eks ole. Aga siis on hingega seonduvad asjad, kuidas ma oma emotsioone, tundeid, kuidas minu sõprussuhted on, eks ole. Ja eneseareng, eks ole, et millist kergust ma nagu tajun ja siis ütleme, siis on veel selline füüsiline pool, mis on ka tervis tegelikult, eks, mida ma teen oma tervise edendamiseks ja kui palju sporti ja kui palju liikumist ja sest meil on nii palju andeid ja mis on nii palju peidus ja minu meelest on lihtsalt patt lasta tööl ära kaaperdada oma elu kergus ja helgus. Miks ma julgen kasutada nii tugevat terminit nagu ära kaaperdada helgus ja kergus, on see, et töö paraku on selline, kus meid alati mõõdetakse. Et tegelikult me oleme seotud ühe ametijuhendiga, isegi kui me oleme vabakutselised, eks ole, näiteks, et siis saad teada, kas sul on kliente või ei ole, kas keegi tahab su teenust või ei taha. Aga et siis seal on see, et on ikkagi kiirus, seal on need tähtajad, seal on teadmatus. Ja see kõik põhjustab meie närvisüsteemis sellise häireseisundi, ma isegi julgeksin öelda, et see tekitab kortisooli üledoosi. Ehk siis tööl väga tihti närvisüsteem ongi üle kuumenenud ja sellest tekivad ka need stressinähud, eks ole, ja läbipõlemise oht. Nii et niikuinii, et tööst tingitud pingeid tasakaalustada, peab meil olema 10 korda rohkem neid positiivseid asju elus. Ja seda on teadlased korduvalt uurinud, mida mitmekülgsem, mis me kesisem on meie elu, mida rohkem meil on neid põnevaid rolle, ja just siis kosutust nii hingele, vaimule kui kehale, seda õnnelikumad me tegelikult oleme. Ja sa tõid nii hästi välja selle, et ma mõtlesin ka kohe nii, meil on muud rollid ka ja siis kindlasti okei, isegi kui tuled sealt töölt ära 8 tundi, nii rohkem ei tee, õhtul ei vaata oma meile, kui mõte hakkab tööle minema, siis keelad ennast, aga et siis ongi, oled lapsevanem, abikaasa, sõber, laps on oma vanematele, mis iganes.
ja siis sa ise kaod nagu sinna ära, et just see, et rõhutada seda, et sellepärast ma arvan ka mul algul oli see, mis 8 tundi endale, aga see on nii oluline. Täpselt. Ja nüüd ongi küsimus, et ilusti mainisidki söömine, eks ole, kas ma söön niimoodi ja see on see ei ole üldse nalja asi. Ma näen väga palju organisatsioone, kui ma käin, siis nad ütlevadki, et põhiasi, mis neil puudu on aeg. Meil pole aega, et süveneda, meil pole aega, et suhelda, meil pole aega, et üks koosolek korralikult ära lõpetada, enne kui teine algab, eks. Ja kõik need muud elutähtsad tegevused ja toimingud, mis tegelikult on ka ju selline essents, mis mingis mõttes võiksid olla ju pühad, see, et ma söön, ma mõtlen ainult söögil, et ma ei kuskil lihtsalt lõmpsi endale sisse. Isegi ei saa aru, mida sa sööd. Ja kui ma praegu räägin, siis ärge mulle kujutage palun seda püha oreooli ümber pea, et ma ei ole ise üldse mitte patust puhas. Et vahepeal isegi mõtlesin, et ma võin hakata teistele kiirsöömise kursuseid andma. Ja see ei ole hea, sest tegelikult meie närvisüsteem saab sellega jälle impulssi, et midagi on pahasti. Et tiiger ründab. Et just nimelt, et see kerguse ja helguse me tegelikult saaksime valida igas hetkes. Kõik asjad, mida ma teen, miks me muidu käiksime siis seal mindfulnessi kursusel, sest et me oleme oma närvisüsteemid ära kuumendanud, ja me peame nüüd uuesti õppima nagu beebisammudega elama. Käimisest võib ka rõõmu tunda, jalg-jala ette märkad, eks ole, loodust, mis muutusi on vahepeal tekkinud või teed süüa. Ma ei tea, kas te olete mõelnud näiteks, et kui sa teed süüa, siis põhimõtteliselt, kuidas öelda, et need käed toimetavad nagu justkui südame kõrgusel. Sa pead tegema seda piisavalt aeglaselt, et armastus ka siis söögi sisse saaks. Aga see on küll õige, et ei saa kiirustada süüa tees ka. Et vahest, kui sa nagu, ja kuidagi nagu vahest on nii, et teen kiiresti midagi valmis, siis see toit ei tule nii hea. Et sa tunned ikkagi, et see on üle jala, et midagi on vaja süüa, täpselt nagu kui sa kiiruga sööd, no tõesti, sul pole vahetki, mida sa sööd, sa ei tunne niikuinii seda maitset. Just, sest tegelikult me võime ju valida igas hetkes olla hästi kohal ja hästi nagu armastusega, kui nii suurt sõna võib kasutada, et mida iganes ma teen hästi suure teadlikkusega. Ja see on meile nii raske, me ei ole harjunud, on ju. Ja, või kas eks ole, oledki seal auto sees istud kuskil liiklusummikus, naudi seda. Universum andis mulle aega juurde. Pane oma lemmikmuusika peale, laula kõva häälega, räägi iseendaga, tunnusta ennast, kiida, loe oma mõtteid, ma ei tea, diktofonile salvesta, eks ole. Et miks meil tekib pigem see, et mis te siin passite ees? Ja nii kiire on ju tööle näiteks. Et me kogu aeg nagu tormame, eks ole, ajast ette ja lõpuks see kuidagi pigistab need malad välja sellest, et see elu enam ei maitse hea. Ja, aga vaata, enne tuli see jutuks, et see kaugtöö tähendab seda, et me ei oska tegelikult seda töö ja pereelu ja me ei oska lõpetada oma tööpäeva. Ja see on nagu üks asi ka, mis muidugi ettevõtjatel on ja kodus töötamine. Ma tean ise ka, et kuidagi toidupausid veel ja kohvipausid ma tunnen, et mul on vaja seda teha, aga et see kellaaeg, millal ma lõpuks nagu töötamise lõpetan või millal siis see minu aeg on, et see tuleb väga raskelt. Ja meil üks küsimus oligi selle kohta, et kuidas üksik ettevõtja üldse oma töörõõmu võiks säilitada, et mis need nipid võiks olla? Ja, tegelikult ma siin võiksin isegi ju iseenda kogemusi jagada, sest ma tegelikult olen 2017 aastal lõpust, ma tulin palgatöölt ära uuesti vabakutseliseks, et siis panna Eestis õlga alla valdkondadele, mis mulle siis tunduvad hästi nagu missioonirikkad. Ja see on olnud selles mõttes paras väljakutse, et ma ütlen ausalt, et mina olen läbi põlenud, ütleme 2 raksu isegi nagu väga ebameeldivalt selles mõttes, et sellest tekkisid mingisugused tervise probleemid, millega ma päris tükk aega siis veel maadlesin ja ärevushäire ja see kõik ei olnud üldse nagu lihtne teekond õppida seda, aga kindlasti kahtlemata muidugi väga õpetlik ja väga silmi avab, nii et võib-olla tänu sellele ma oskan olla parem kaasteeline ka oma klientidele. Aga mis ma nüüd praegu mõtlen siis, et seal üksik ettevõtjal võib-olla veelgi enam on kogu aeg, või minul vähemalt oli see nagu kerge ärevus kuklas, et kas ma saan olla kindel, et mul on nagu järgmise
kuu nii-öelda tööd ja sissetulek olemas, eks. Ja see kindlasti lõi nagu sellise pingelisema fooni, et ma pean ise, eks ole, kõige eest vastutama ja nii. Ja siis ma lihtsalt üks hetk otsustasin, et tead, ütlesin endale, et see ei ole mõistlik. Et see ei ole mõistlik, et ma pigem otsustan, et ma teen iga töölõigu hästi suure kire ja pühendumisega ja ma loodan, et ma teen nii hästi, et see poegib uut tööd. Et näiteks see oli, kus ma hakkasin nagu rohkem rõõmu tundma sellest. Ja siis muidugi teine asi võib olla see, et kellega siis jagada neid oma nagu töövõite või et kui oledki nagu see üksikettevõtja, et siis seda on mu osad kliendid ka öelnud, et nad hakkavad seal, ma ei tea, keegi teeb e-poodi või keegi konsultatsiooni pakub või nõustab, et raske on ennast käivitada üksi, raske on tagasisidet, eks ole, saada. Aga siis võib-olla ka, et me ei tohi ennast ka sellest ilma jätta. Et esimene asi on näiteks see, et võib-olla veelgi enam meil on vaja seada endale selliseid sihte. Näiteks oletame, et kui meil oleks praegu selline lahke eelarve ja näiteks 3 nädalat vaba aega, et igaüks võiks siis mõelda, et kuhu ta näiteks reisiks. Ja see otsustati ära, olgu, et ma nüüd lähen sinna, eks, Jaapanisse. Siis kui meil on see siht paigas, siis kõik läheb kuidagi nagu väga, et see energia, see motivatsioon on liikuma panev jõud, nüüd ma hakkan siis sinna Jaapanisse minema, eks. Ja mis me siis teeme, on see, et hakkamegi toimetama, broneerime piletid, pakime kotid, eks ole, uurime selle sihtkoha kohta. Ja kui me oleme juba tees, me saame öelda, et näe, ma jõudsin juba kohale, näe, et ma olen juba seda näinud, ma olen seda kogenud, eks. Ja see ongi mingis mõttes tagasiside ju sellele või peegeldus, et ma teen midagi ja näed, see toobki mulle. Ja meie elus peaks sama olema. Ja sellel eraettevõtluses samamoodi, et meil on need sihid, meil on need igatsused, mida me õigupoolest siis tahame. Ja siis me saame teha need selliseid vahekokkuvõtteid, eks. Ja see on nii tähtis, et sa märkad seda oma teekonda, et meil on hästi minu meelest sees ka see, et me oleme kogu aeg kuskile teel, täpselt me muidugi ei tea, kuhu on ja mingi õnne poole on ja, et me ei märka nagu õnnelikult praegu olla ja neid õnnestumisi ja väikseid õnnestumisi, aga sa tõid nii hästi välja selle, et oligi üksik ettevõtja, sa võid ennast nii üksi tunda ja tegelikult näiteks minule tekkis ühe teise üksik ettevõtjaga see, et osalesin tema koolitusel ja siis ta ütles pärast, et aga äkki me hakkame aeg-ajalt kohtuma, et jagada neid rõõme ja õnnestumisi, et üksteist aidata nagu selles mõttes. See on nii kasulik. Just, ja sinna ma olekski jõudnud, et igal juhul on üks liiga väike ühik, et teha suuri asju. Et siis järgmine koht ongi see, et ei tohi ennast üksi jätta, et kindlasti võiks olla mentor, kellega aeg-ajalt kohtuda või kes ütleb, mis iganes nõustaja, coach, superviisor, kuidas iganes siis kellelegi sobib. Aga ja siis seesama, eks ole, kuulumine kuskile, et me saame ikkagi määratleda ennast ju läbi eriala liitude, läbi, nagu teilgi, eks ole, on siin ju koos inspireerumise, eks ole, selline pesa. Nii et et see on kohe järgmine koht, et mul on oma isiklik arengutugi ja siis mul on veel need kuulumise kohad, kus ma siis saan jagada. Ja käia ka koolitustel ja olla hästi nagu avali ja avatud. Ja ma mõnes ka nagu inimesed tihti alahindavad seda, et kui öeldakse, et mis ma ei oska inglise keeles networking on ja, et käia suhtle nii investeerimis kui ettevõtlus igal pool on ja siis inimesed on, kus ma nüüd lähen on ja. Et see tegelikult ei pea olema nagu jälle niisugune pingutus, vaid see on tegelikult väga loomulik, et igasugustel koolitustel, kas või siin küsimust on ja juba või silmatorgata, mis iganes, minul gruppides nagu tihti on koostööasjud tekkinud, igasuguseid toredaid asju tuleb sellest välja, kui sa ise oled avatud. Aga vaata see esimene asi, mis sa ka välja tõid, et üksik ettevõtjana sul ei ole seda stabiilsust, mida meil ikkagi palgatöö pakub, on ju. Kuigi iga palgatöösuhe võib ka väga ootamatult lõppeda, aga ikkagi me tunneme ennast seal kindlamalt, siis mina olen ka seda tähele pannud, et kohe, kui sa seda muretsema hakkad selle pärast, et isver, miks keegi mu investeerimispäevikut ei osta ja nüüd mul tegelikult oleks vaja, ma ei tea, mingi numbri võtad, et nüüd on nii palju vaja nagu osta, et see ei toimi kunagi, et sa jääd nagu kuidagi nii pinge läheb nagu sinna sisse, võib öelda, või kuidagi, et see ei toimi niimoodi, et kui sa saad vabaks, hakkavad nagu asjad juhtuma, et ma ju teen ja toimetan, et see ei tähenda, et ma nagu
viskan pikali ja jään ootama tulemusi, on ju, aga et sa ei saa neid ka kuidagi, ma ei tea, survestada või et nüüd peab tulema, on ju, et sellest vahest nagu, et noh, üks asi on eesmärke peab kindlasti seadma, on ju, aga mingi hetk satud nagu, et ma panen siis numbrid ka kirja ja nüüd kindlasti nii peab olema, et sa ei saa nagu sellesse ka kinni jääda. Ja seda on tabavalt öeldudki, et kuhu läheb sinu nii-öelda fookus, sinna läheb sinu energia, et kui sa kogu aeg muretsed, kuidas ei ole, et siis sa justkui eladki seal hirmu ja puuduse sagedusel ja see ei ole maailma kõige parem õpetaja, sest see lükkab meie närvisüsteemi jälle niimoodi lukku, eks ole, ja meie nii-öelda ka nägemisväli aheneb ka võimaluste osas, eks, ja vastupidi, eks ole, kui sa pigem, eks ole, näed võimalusi ja oled selline jaatav ja avatud, et siis võib hoopis teistmoodi minna. Ma õpin praegu Soomes hoopis ühte teist asja oma eriala kõrval. Ja siis meie õppejõud Barbara Hausmann ütles, oligi eelmine nädalavahetus, ütles nii, et see on väga huvitav, et inimesed väga tihti justkui nagu valiksid suuna, kuhu nad tahavad sõita, no oletame näiteks Eesti mõistes, et sa tahad sõita Tartusse, aga kogu aeg sa räägid sellest, kuidas sa Narva sõita ei taha. Fookus hoopis vales kohas. Ja, eks ju, et jube raske on ju. See ongi see, et sa tegelikult tuleb paigale on ju. See oli nii tabamata. Väga jah, et ja noh, alguses mõtled, mis mõttes, aga tegelikult me teemegi nii, et me ei pane nagu seda tähele. Ja mul on selline küsimus ka, et ka siin see, kuna ma tegelen rahatarkuse teemaga, siis loomulikult raha on teema ka, on ju, ja on selline küsimus aeg-ajalt inimestel, et kas teha tööd, mida sa vihkad, aga saad väga suurt palka või teha tööd, mida sa armastad, aga väike palk on ju, või siis alla keskmise. Et mis sina selle kohta ütleksid? Ma võib-olla siis erinen äkki sellest, mulle tundub, et see on isegi natuke peavoolu mõtteviisiks muutunud just investeerimise kontekstis, et vahet ei ole, mis see töö on. Et kui see toob sulle sissetuleku, siis tee seda ja selle eest sa saad siis lubada endale mõnusaid asju. Aga miks ma nüüd ei ole sellega väga nõus või optimistlik selle mõtte peale, et me võiksime teha tööd, mida me ei armasta. Kuna ütleme nii, et laias laastus tööõnn on jagatav skaalale ja siin otsas oleksid siis miinusmärgiga tööd, mida me ei teekski suure raha eest ka mitte, sest see on juba vastu meie moraalipiiri, see on nüri, me ei näe selle tähendust või see ei sobi meile isiklikult. Eks see ei kasuta meie oskusi, teadmisi võime, tunneme pärast nagu halvasti seda tehes. Inimesed on erinevad, mõni ei saaks töötada alahooldajana ja teine ei saaks olla õpetaja ja mõni jälle väga saab, eks ole, või kõrgustes töötada. Nii, ja nüüd kujutluslikult siis selle skaala teises otsas on siis meie unistuste tööd. Kui meil poleks mingeid piire, eks ole, kui meil poleks, kuidas ma ütlen, raha otsest meid ei takistaks, meil ei oleks oskuste teadmiste piire, geograafia ja nii edasi. Nii. Need on unistuste ametid, seal raamatus on sellest palju juttu, kuidas neid leida ja nii. Nüüd, see on minu 21 aasta avastus, et me oleme õnnelikumad, kui me saame teha valikuid siit otsast. Me saame seda analüüsida, mõõta, testida kõik, et kus meie tööõnn on. Aga nüüd oletame, et sellest sinu küsimuse kontekstis, küsimus on praegu selles, et kas ma võin valida töid, mis on isegi võib-olla alla neutraali. Mul väga ei meeldi, aga sellest makstakse korralikult, eks. Siis kahjuks selle otsa tööd hakkavad meie enesehinnangu pihta. Et seal võib olla ka see, et võib-olla mitte töö ise, aga näiteks ongi, et see tööandja on seal kuidagi ebameeldiv, eks ole, ei austa või mis iganes seal ei arendata meid, seal ei ole seda muud. Ja kui ma olen sellises kohas, siis tegelikult mul toimub sisemine reetmine. Ma nagu mõistusega on aru, et asjad ei toimi, ma olen seal edasi, siis mõnes mõttes ma ütlen endale, et ma ei olegi paremat väärt. Ja sealt kahjuks hakkab pihta see frustratsioon, sest selles töökohas me ei muutu inimesena ilusamaks, paremaks ja targemaks kahjuks. Ehk et meie konkurentsivõime ei tõuse seal. No ma ei tea, see võiks olla mingi äärmiselt erandlik juhtum, kus ma teen võib-olla midagi ala tõesti tähtajaliselt, oletame, et keegi maksaks mulle, ma ei tea, andmete sisestamisest, mis ei ole minu supervõime, eks ole, maksaks mulle mega raha, davai, ma teen selle ära ja nüüd ma tean, et selle raha ma panen oma unistuste haridusse ja ma õpin siis seda sama asja, mis ma praegu Soomes õpin, ma õpin veel Amsterdamis, eks ole.
et no see saaks olla hästi erandlik, aga kui see on ikkagi ütleme pikemas jooksus, siis kahjuks ma tahaks öelda, et see raha ei ole ühel hetkel seda väärt, sest selle rahaga me väga tihti hakkame kompenseerima oma katkist enesehinnangut ja kõik, mis on ebarahuldav, teeb meile halba vaimselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt. Ja siis võib juhtuda, et pärast seda, kui ma sellist tööd olen teinud, siis mul on vaja, ma ei tea, veel rohkem veini, veel kallimaid reise, mis iganes, veel mitut süsti huulda ja siia, sest et ma pean kuidagi muul moel oma eneseväärikust tõstma. Samal ajal ma ise olen mõelnud niimoodi, kuidas oleks, kui otsiks ikkagi elus üles selle, mida me päriselt armastame ja teeks seda sellise kirega ja liidaks sinna raha. Sest mulle tundub, et see on ka võimalik, eks ju. Või et küsida, kus on see nii-öelda see lisandväärtus või mis peaks juhtuma, et see oleks veel väärtuslikum, et see jõuaks rohkemate inimesteni. Et näiteks ma toon enda näite jälle siin. Esimest korda ma tulin vabakutseliseks, aastal oli 2005. Ma tulin ära töölt CV Online'ist, kus ma olin olnud turundusjuht, Baltikumi turundusjuht, väga korralik amet, eks ju. Ja dekreeti ja siis ma lõpuks ei läinudki nagu tagasi. Tol ajal ma küll tegelesin, eks ole, mingis mõttes nende tööturu teemadega, aga see oli rohkem selline, natuke kirjutasin artikleid, natuke käisin konverentsidel rääkimas, kuidas CV-d koostada ja nii. Et see oli mitte veel nii sügav, nagu ma täna, eks ole, kõike seda asja teen ja näen. Ja siis ütleme niimoodi, inimesed tulid minu juurde, ütlesid, et Tiina, kas sa vaataksid mu CV üle ja teeksid korda, ma tahan kandideerida. Ja ma tegin seda ja nad andsid mulle purgimett. Ja põhimõtteliselt, ütleme, kui ma seda punkti vaatan, siis minust oleks võinud ju saadagi karjäärinõustaja. Täna inimesed on valmis karjäärinõustamisest maksma, eraisikud. Mitte enam purgimett, vaid minu 2-tunnine nõustamine maksab täna näiteks 140 €. Ja see on ka niimoodi, et tunnihinnaks teeb siis 70, mis ongi tegelikult nõustamiste turu keskmine. Aga mulle tundub, et mina selle rahastan nagu veel rohkem, ma teen veel kirjadel coachingut, ma olen inimesega hästi kaasas ja ma olen nagu hästi pundis ja nii. Aga ma ütleks ikkagi, et ma ei ole kindel, et näiteks ainult erakliendiga tegeledes ma ei põleks läbi ja ei läheks hulluks, et ma peaks neid lihtsalt nii palju tegema, neid nõustamisi. Seega minu näiteks teadlik otsus oli see, et kui see on minu teema, siis pooled oma tegevusest ma suunan organisatsioonidele. Et see on kuidagi nagu see näide, et ma teen, mida ma armastan ja siis ma hakkan sinna leidma neid võimalusi. Või ma kirjutan raamatut, sest et siis, eks ole, tekivad mingisugusedki, ma ei pea kõike oma raha oma ajaga nii-öelda välja teenima, vaid on mingisugune laiem, on ju. Ja ma olen täiesti nõus, et esiteks muidugi ma arvan, et see on nii äärmuslikud asjad, et üks on, mida sa vihkad ja teine on see, mida sa armastad, on ju, et tegelikult ei ole must-valge ju see valik. Aga ma olen täiesti nõus, et me ju teame, et raha esiteks ei ole motivaator. Tegelikult, et sa pead ikkagi sisemiselt tahtma teha ja mitu korda sa oled ju maininud, kui tähtis on see, et sa tead, miks sa seda üldse teed, mis see tähendus on, mille jaoks seda tööd. Et jah, lühiajaliselt muidugi me suudame ennast panna, et see ongi ainult selle pärast. Ja nagu sa ütlesid, siis sul on mingi unistus näiteks, mida sa tahad täita, aga seda ei saa nagu olla pidevalt, et see oleks ju tegelikult võimatu, et ei saa niimoodi, et ainult raha pärast ma teen. Ja see on ka õige, et leiadki sellised võimalused, et sa teed seda, mis sulle meeldib ja et kuidas siis seal raha teenida normaalselt, et ega selles suhtes raha ei ole mingi paha asi, et seda ei tohi teenida umbes, et olen mingi märter, ma teen tasuta kõik asjad, et muidugi raha on ju vaja, aga et väga jah, õiged asjad teid välja, et sa leiad need võimalused. Sest et seal võib olla ka see, et vaata, kui see asi mulle üldse ei meeldi, siis hakkavad kannatama ka meie lähedased. Sest et kui mul ikkagi tekib neid emotsionaalseid ülejääke, siis ma lähen koju ja siis ma lähen oma laste peal välja või ma vingun oma sõpradele, kirun neid asju ja iga inimene on kivisupsatus järve vees. Et me mõjutame teisi. Seda peab ka mõtlema, eks ole. Ja kui ma olen kogu aeg häiritud ja natuke rahulolematu ja õnnetu, siis ma tekitangi kogu aeg neid kurbi sõõre seal, eks. Ja minu mõttes see lihtsalt ei ole aus. Ja nii enda kui teiste suhtes tegelikult on ju. Ja saad aru sellest, kui inimene on õnnelik, sest et ütleme nii, iga kohtumine teise inimesega võiks olla ju selline, et sa lähed sellest kohtumisest ära parema inimesena, kui sa sinna läksid. Et see on kuidagi tõstev, eks. Ja see võrdlus...
Aga me jaksame olla sellised ainult siis, kui meil on endaga nagu hästi või me oleme heas kohas, eks ju. Meil on see 8-8-8. See võiks ideaaliks küll olla, jah. Aga see on nii äge ka, kuidas sa selle sidusid nagu töökohaga, et see töökoht võiks meile nii palju anda, et teha meid järjest paremaks, on ju, et see on ka nii huvitav mõte, millele mulle tundub tihti me ei mõtle, on ju, ja no muidugi kõrge kurvem ongi see olukord, kus inimesed ütlevad, et mul pole muud varianti, ma ei tea, maksud tahavad maksmist, mis tähendab siis arveid, on ju tegelikult, et elama ju peab, on ju, et jaa, muidugi peab, aga kas see tähendab siis sellist, nagu meil on raske töö, on ju, tee tööd, näe vaeva, siis tuleb armastus, et päris nii vast ikka tänapäeval ei peaks olema. Ma üldse nagu vaidlustaks selle sõna, eks ole, ma pean, sest et kui ma ütlen asjade kohta, et ma pean, siis ma rakendan tahtejõudu, ma rakendan jõudu selleks, et tahta, et ma kogu aeg forsseerin või survestan ennast. Ja lõpuks see tahtejõud on nagu lihas, mis väsib ära. Ja siis me ei jaksa enam meeldivaid asju ka teha. Et siis tahakski räntsatada koju sinna diivanile, vahtida mingid seriaale, oleme kuidagi tühjad, et siis ei ole seda indu, et läheks veel oma Kalimaga Argentiina tantsukursustele. Läheks õpiks loovkirjutamist, eks ole, ma läksin õppima nüüd tänavatantsu. House'i, kujuta ette, house'i. Issand jumal, seal oli üleskutse, et tulge tantsima, kui te olete 18 pluss, et see oli nagu täiskasvanutele. Ma läksin sinna, ma sain aru, et teised on kõik 18 ja mina olen pluss. Ja ma ei ole kunagi tantsinud profilt, et mul on väga palju tegevust. Väga lõbus. Ja võib-olla see on üks see, mis nagu näitab sulle ka juba, et sa oled läbipõlemise äärel, kui sul on nii, et aga ma peale tööd ei jaksagi midagi teha või et kust ma siis selle jaoks peaks aega leidma ja energiat, et siis juba on natuke probleem, on ju. Ma hästi julgustan inimesi küsima endalt iga asja kohta, mis peaks juhtuma, et ma tahan teha. Mis peaks juhtuma, et ma tahan makse maksta. Ja see raamatus ma olin ka välja kirjutanud, et ma pean versus ma tahan, et okei, mõned asjad võib-olla elus on, mis pead, aga et rohkem võiks ikka tahan olla. Et see on, küsige veel küsimusi, et meil tegelikult aeg läheb päris kiiresti, ma vaatan, mis mul veel siin on, aga võib-olla üks asi veel rahatarkuse maailmast, et hästi tihti räägitakse sellest, et sul oleks nagu rohkem investeerida, siis peaks tegema lisatööd. Et mis sina sellest arvad, et tihti jääb siis mulje, et kust ma selle aja siis veel võtan ja et nagu kõik inimesed peaks tegema lisatööd, kui nad on rahatargad. No ma ei tea, mina ise mõtlen endast näiteks niimoodi või üldse ma mõtlen sellest lisatööst, et sellisel juhul me räägime mõnes mõttes nagu kaleidoskoop karjäärist, eks ole, et inimesel on lihtsalt mitu osa ja ma muidugi ise mõtlen, et need võiks olla ka ikkagi sellised, mis meid kuidagi nagu arendavad või täiustavad, eks ole. Mul on siin näited, kui inimesed tahavad teha mingisugust suuremat karjääri kannapööret, oletame, keegi on olnud seal väga hea logistik. Ja siis ta on seda teinud, inertsist kuidagi läks, oli muid andeid ka, aga läks, eks ole, pärast kooli õppima seda ja töötanud, ütleme seal aastakümneid võib-olla sellele eriala. Nüüd ta seda enam teha ei taha. Siis näiteks üks hea näide lisatööst on see, et ta liigub sealt edasi, võib-olla temast saab hoopis, ma ei tea, loodusmatka giid, aga nüüd tal jääb see oma konsuldifirma ja ta teeb mingeid projekte. Et ta kasutab ära oma parimat võimekust, oma kompetentsust. Jah, ta ei taha olla enam, ma ei tea, täis tööajaga ühe ettevõtte logistik, eks ole seal. Aga see on mõnus ja ta saab nagu kasutada neid oskusi, olla kasulik ja nii projektipõhiselt. Ja siis tal on see äge muu asi ja võib-olla tal on siis veel mingi kolmas asi. Et kuidagi nagu niimoodi. Et sellel peaks olema veel mingi mõte minu vaates selle lisatööl. Et ta nagu kuidagi loomulikult ikkagi nagu sobituks siia meie ellu. Mul on ka näiteid, kus inimesed kelle töö võib-olla muus mõttes on introvertsem, kas või ütleme seal tööfinantsidega või tõesti andmetega või programmeerimine, IT. Ja nüüd näiteks, kui me lööme lahti tuleviku kompetentside nimekirja, kas või McKinsey oma, siis me saaksime vaadata, et okei, et mis on need asjad, mida me võiksime veel endas arendada. See on terve suur plokk on tegelikult suhtlemisoskused. Seega, kui minu põhitöö on introvertne, kas ma võiks käia vabal ajal baristaks kuskil, õppida kohvikunstnikuks on. Et me kuidagi niimoodi vaataksime ikkagi iseennast kui tervikut. Et see tooks mulle veel midagi, kui lihtsalt selle ekstra sisse tuleku. Mul on üks asi, mida ma ka teen meelsasti, et ma kirjutan artikleid, kui tellitakse. Ja olgu, sellest ei maksta nüüd päris niimoodi
tuhandeid kaugel sellest, aga noh, jällegi see on mingi lisatöö, mida ma naudin, sest minu jaoks annab võimaluse teatud mõtted läbi korrastada. Et see just, et sa naudid seda. Ja see hoida oma kirjutamisoskust, eks ole, noh, mingis heas tasemes siis, et see päris ära ei vaju. Ja ma tooks siin selle 8-8-8 sisse, sest et tavaliselt, kui me räägime sellest lisatööst, siis on ikkagi niimoodi, et sa teed oma palgatöö ala ära 8 tundi ja siis sa peaksid nagu sellest enda ajast, sest unearvelt või siis unearvelt näpistama, et seda lisaasja teha. Et minu jaoks see ka, et loomulikult võib teha lisatöid ja võib teha ajutiselt, võib teha pikemajaliselt, aga sa pead mõtlema, mille arvelt see tuleb. Ja see tuleb tavaliselt su enda arvelt, et kas see on nagu jätkusuutlik või kaua see siis kestab, et võib-olla hoopis sul on palgatööl võimalik rohkem teenida, et ei pea kohe tormama lisatööd otsima. Ja või noh, see on võib-olla natuke isegi sarnane, noh, ütleme ülikoolis või koolis käimisega, eks ole, et noh, see aeg tuleb ka kuskilt lisaks leida, aga seal me saame aru, et me igas mõttes investeerimise endasse, et see on ka aeg minu endaga, kus ma uurin mingeid teemasid, et ma teeks selle endale väga meeldivaks, et ma ei mõtleks, et ma pean õppima, ma pean seal loengutes käima. Jällegi, mis peaks juhtuma, et ma tahan, kust tuleb see väärtus sinna sisse, et me ei räägiks kogu sellest, kuidas me Narva ei taha sõita, kui me tahame Tartusse minna. Just, ja miks ma siis seda teen üldse ka, see miks on ikkagi nii oluline ka investeerimises üldse kõiges nagu, ja mulle üks asi, mis ma välja kirjutasin, mis mulle õudselt meeldib, on näiteks see, et noor ei pea kohe peale kooli tegema õigeid valikuid. Et see on uskumatu, kuidas ikka veel nagu seda arvatakse, vaid ta võib valida selle, mis talle kõige rohkem huvi pakub ja kus sul praegu kirg on, sest sa saad alati ümber ja täiendavalt õppida ja mulle see mõte õudselt meeldib. Minul on unistus 90, et ma lähen ka veel mingit karjääri muutma ja enne seda ma olen mitu korda seda teinud. Et ma ei ole maininud, ma olen jurist tegelikult, aga nüüd jagan rahatarkust ootamatult. Ja see lihtsalt läks nii lihtsalt endale kas põnev. Ja noh, enne vaata tegin juristitöö kõrvalt personalijuhtimist ja mulle sellepärast ka õudselt meeldib see, mis minu jaoks tundub nagu tuleviku selline karjäärimudel olevat, et teedki erinevaid asju kokku ja võib-olla teenusosutaja näiteks. Et mis on hästi-hästi äge, aga et kuidas sa saadki noorena teada, mida sa tahad teha, ma ei tea, praegused noored elavad mingi 100 aastaseks, kus sa siis tead, mis sa tahad kunagi teha tulevikus. Ja see on hästi suur ja oluline teema, et valutan sellepärast isegi südant, et meie koolihariduses ei ole nagu ikka veel sellist läbivat karjääriõpetust. Et see on pigem vedamise asi, kui noor tunneb, et seal on need väga motiveeritud õpetajad, kes seda sisse lõimivad ja kahjuks ei ole piisav, et tuleb siis keegi spetsialist ala töötukassast ja teeb seal ühe karjääritestikese. Käisin just suve alguses Rootsis, Göteborgis ja tutvusin siis sealse tööturu ja karjäärisüsteemiga ja haridussüsteemiga. Ja seal on noortel ikkagi 5. klassist peale nagu selline läbiv õpetus ja töötoad. Ja näiteks hästi huvitav teema, et nad juba alustavad sellest, et mis vahet on minu võimetel ja minu huvidel. Eks? Et ühed on need oskused ja võimed, mis mul on, ja teised on, mis on mu huvid. Et need ei pruugi ju isegi kokku minna. Et see on nüüd jah suur teema, et me Eestis näeme, et tihti meie noored nagu karjäär algabki sellest, et kes olen mina. Kui ma ei tunne iseennast, kui ma õpime küll valemeid, me õpime katseid tegema, me õpime kontinendid pähe, aga mina, kes see mina olen. Ja see teebki neid väga ärevaks või kuidagi utsitab siis, et ma pean 10 suunas rabelema ja olen juba enne läbi põlenud, kui üldse tööturule jõuan, et see ei ole nagu üldse mõnus. Õnneks ma nüüd saan õlga alla panna. Et hommegi on üks kohtumine, kus on siis entusiastid ja eestvedajad ja Liina Kersna on õnneks selline inimene, kes ka hästi usub sellesse lähenemisse ja olen siis ka tagasi kooli putiga seotud, et saada siis kvaliteetne karjääriõpetus koolidesse mingis uues kvaliteedis. Ja mul tuli kohe noorte teemal see, et nüüd on meil see sotsiaalmeedia, muudkui pead võrdlema, kõigil on ideaalsed elud, kõik võib-olla ongi tohutu rikkad ja nüüd ma pean leidma kohe selle ideaalse variandi, et ühest küljest võib-olla jah, et tahaks, et oleks väga õnnelik tööl, teisalt tahaks nagu tohutult teenida kohe varakult, et võib-olla nagu natuke ebarealistlik ootusi, aga mul oli üks küsimus ka selle kohta tegelikult, et ma saan aru, miks nagu pannakse generatsioone kategoriseeritakse, et see lihtsustab ja on mingid erisused, aga näiteks mina
issand, mul läheb juba sassi, ametlikult olen X ja tegelikult Y või mis need on seal, okei, ma olen 80 sündinud, aga see lõige on 82 ja ma olen terve elu tundnud, mina ei ole seal tegelikult seal, kus ma 80-ga peaks olema, et mis mõttes sul ei ole nagu töö see tähtisväärtus, on ju. Aga et ma just mõtlen selle nurga alt, et praegu räägitakse, need noored on lumehelbekesed ja kuidagi väga halvustavalt nagu, et mis nemad ka teavad ja nagu tahavad liiga palju ja samas mulle tundub, et neil on palju raskem, et mis sa nagu selle kohta ütleksid? Jah, ühest küljest neil on palju raskem, eks ole, just selle sama asja tõttu, et kui mina olin noor, siis mul ei olnud ennast eriti kellegagi võrreldagi, et olidki naabrilapsed ja klassikaaslased, eks ole, ja oled veel väikses linnas, oledki oma väikses mullis elad seal, on ju, et tänapäeva noored võrdlevad ennast läbi sotsiaalmeedia pluss-miinus 10 aastat nooremate ja vanematega, eks ole, kogu maailmaga ja see ka alarmeerib meie närvisüsteemi. Kogu aeg tekib tunne, et mu elu on ohus, eks ole, kui ma ei ole piisav või sama. Et ühest küljest raskem, on ju. Aga teisest küljest, näiteks Ameerikas on tehtud uuringuid, kus avastati, et 80% lapsevanemaid küsib tihti tehnoloogiaga ja üldse nagu eluoluliste otsustega seonduva asjus nõu lastelt. Et nemad ei õpi üldse koolist, nemad õpivadki sellest samast sotsiaalmeediast ja inforuumist ja nad on palju taiplikumad, kiiremad, multivõimekamad kui eales varem. Neil on nagu ligipääs väga paljule. Nii et mõnes mõttes me oleme jõudnud sellisesse kohta, kus me kõik oleme natuke nagu alfapõlvkond hoopis. Et enam ei ole niivõrd erinev piire generatsioonide vahel, vaid see ajastu, milles me elame määrab. Ja me hellitavalt võime siis öelda, et me oleme alfa ajastus, kus kõik saavad olla multivõimekad, aga kuna maailm on nii keeruline, siis me oleme ka haprad. Et nüüd me võib-olla rohkem kui kunagi varem vajame igaüks ka seda isiklikku nõustajat või seda, kes meid nagu aitaks ja suunaks. Me ei saa lihtsalt, kuna kõik valdkonnad on nii kompleksseks muutunud, me ei saa kõigega enam võrdselt kursis olla, eks ole. Ja vähe on selliseid teadmisi nüüd, mida me saame öelda, et minu ema ja isa õpetavad mulle või minu vanema ja vanaisa räägivad sellest. Et sealt kaudu me saame võib-olla aimu juurtest, eks ole, ja loomulikult saab tuleb väärtuslikke asju ja eetikat ja traditsioone ja kultuuri. Aga see, kuidas selles tänases ja homses hakkama saada, et see info on mujal. Seega noored on selles palju kompetentsemad, ütleme niimoodi, ja palju kohalemisvõimelisemad ja palju avatumad, eks. Ja kui vaatame kas või need startupide ja ükssarvikute müriaadi, mis Eestiski on, eks ole, tekkinud, et halloo, et häbi peaks olema siis neil, kes ütlevad, et tegu on lumehelbekesega. Et lumehelbeke on ilus termin, kuni sinna maali, kui me mõtleme, et see on väga erilise kujuga, väärtuslik olevus, kes mis vajab eksisteerimiseks väga erilisi tingimusi, et säilitada oma kuju. Ja see, et ühest küljest on ka lumehelbeke väga habras, aga tänapäeval nagu ongi okei olla haavatav ja aru saada sellest, et me olemegi haprad, et meil vajagi tuge, me peamegi enda eest hoolitsema, et see ei tee meid kuidagi nagu negatiivses mõttes, et isver kui nõrgukesed, nad ei saa hakkama, et vastupidi, enne me lihtsalt surusime seda kuskile alla, et nüüd me nagu teadvustame seda rohkem. Ja mitte ennast nagu lukku mõelda, mis aastal ma olen sündinud, vaid et mõeldagi sellest, et see ajast on teine ja selles ajastus me eksisteerime koos mingis mõttes ja võib-olla see noorte asi ka et tõepoolest, et seda rahustamist selles suunas, et järgida rohkem oma võimeid, oma huvisi, oma kirge, sest niikuinii on elukestev õpe ja niikuinii meil on vaja nagu kohaneda ka, ja teha üksteist karjäärielu jooksul. Ja ma ütleks selle teema lõpetuseks, et noored on nii ägedad tegelikult, et kui ma endaga võrdlen, isver küll, ei saa võrrelda, muidugi maailmad ka teistsugused. Aga meil on 1 minut aega ja ma lõpetuseks tahan küsida, et kas me saame lõpetada nagu positiivsel noodil, et ikkagi tööõnnega on järjest paremini? Absoluutselt järjest paremini, sest et mina ikkagi mäletan veel aega, kus minu koolitust ei julgetud firmasse võttagi, sest kardeti, et inimesed jooksevad minema, kus öeldi, et see on mingi tilulilu, nüüd ma olen nii liigutatud, haiglad võtavad rõõmuga, koolid on huvitatud sellest, et see annab nii palju lootust, et just seda inimest on nagu üha olulisemaks
peetud ja peetakse ja lihtsalt võib-olla algul oligi nii, et me saame aru, et vanamoodi me ei taha ja uutmoodi me veel ei oska, aga seda me õpimegi siin koos. Ja see on väga hea positiivne noot, millega lõpetada. Suur tänu sulle, Tiina. Ja aitäh, kes kõik osalesid ja kohtumisteni. Head õhtut! Aitäh!